No nii, tere, mina olen Tuudur järjekordselt. Tänane plaan on siis johtuvalt sellest, et mul on puhkus muidugi ka. Elva see kergustee, põhimõtteliselt Külitse lõik Nõo sinna ristini. See on põhimõtteliselt valmis nüüd saanud, ma eeldan. Aga lähen katsetan selle ära, nii et tõesti, kas on siis see esimene kord, ma saan mööda kergusteed kõndida Elvasse. Nii et täna siis Elva tuul on veits, aga täna siis hakkab pihta Elvasse kõndimise trip nii-öelda, et see peaks olema kokku 25 kilti mööda seda kergusteed. Võib-olla põikan kuskil sisse, võib-olla Nõoski ujumas, vaatan, kuidas see matk toimuma hakkab. Magamiskotti, telk, mida meil kaasas pole, kavatsen ööseks jääda kuskile ja homme kuidagi tagasi tulla sealt Elvast. Praegu siit raudteemaa juurest tee läks, hakkas pihta ja loodan, et tuleb äge trip täna. Natuke tuuline on, aga pole hullu. Maika ujukad juba jalas. Sportlikud jalad paistsid ka siit välja ilusti. Aga nii, mis ma vatran? Edasi. No, sellest Vaksali sillast ma olen vist juba rääkinud kuskil videos ka, ma eeldan, arvan. Sai mingi auhinna ka, mingisugune aasta tegu, ma ei tea, mis iganes, arhitektuuri mingi värk. Ülihea üle siit silla, ei pea siin, oli hästi halb koht, oli alati siit üle saada kuidagi. Ja siit ei saanudki üle õigemini, ka sealt silla alt oli hästi ebamugav, vett täis kõiki kuradi siuke vastik. Aga need on väga ägelt tehtud, ilusti ka. Et hea sild, kiidan. Siin Lembitu Konsum oli vanasti, nüüd on Coop siin on ju. Siit ja siit vahelt vanasti sai läbi, ma ei tea, ma loodan, et siiamaani saab igal juhul. Lähen katsetan väike lõikekas nii-öelda võib-olla ka siia. Siit kuskilt sai läbi vahepeal vanasti. Tundub, et hetkel vist saab ka, siis tuleb veel inimesi, nii et täitsa käidav koht ka. Lähenesin siit Ümera tänava kaudu, endis Ümera poe juurde, mida on Selve, mingi ABC vist on ju. Vanasti või kuidas me ütlesime, nii et siit vasakule. Ümera pood seal nurga peale peakski olema, nii et võtan sealt mõned joogid kotti ära, siis saab rahulikult kõndida. No nii, võtsin Pilsneri soojenduseks nii-öelda 4,2 Allekokk Pilsner, väga hea. Nagu ma ühes videos rääkisin ka, et isa ütles, et linnapiirist väljas võid õlle lahti teha, aga see oli autoga. Kõrvalistmel selles mõttes siis. Aga kui jala oled, siis ma arvan, et see kehtib linnapiiri sees ka. Vahutab. Ma käes ühe käega polegi harjutanud seda, peaks sellega ära õppima muidugi. Ja ta juba traditsiooniline vahu pealt puhumine. No praegu läheb õlle alla küll, mul vahepeal oli süük asi, et kui oli selline periood mingisugune, ma ei tea, kestis mingi nädal aega või, et ei suutnud õlut juua, hakkas lihtsalt vastu. Ja ma tean, rahunege nüüd, ärge tooli pealt pikali kukkuge, et Tuudur ei joonud õlut, hakkas vastu lihtsalt, ei saanud õlut juua, ei joonudki. Ei mingi veini jõin ja mingid siidreid ja sellist asju, aga ei saanud juua ja vahepeal ei olnud üldse. Vahepeal mingi nädal, ütleme jah, nädal aega umbes. Ei olnud tilkegi, ei tahtnud, ei olnud isu, ei olnud nagu vajadust. Aga matkamise juurde, kuidagi tundub õige. Väike lõõ ka. Et igal sellised koledad lood olid vahepeal ja mõtlesin, ma pean arsti juurde minema, et arstile rääkima, et mis värk on, et mul on probleem, ma ei saa õlut juua enam. Et mingi jama mul kehas kuidagi toimub, aga õnneks pole arsti juurde ei pidanud minema, sest praegu tundub, et pole õlut tükk aega joonud, praegu tundub, et on täitsa okei vist või. No sellest olen ka vist rääkinud juba 3-tasandiline ristmik või kuidas see vedukt siis jah. Tartu kohta Tartus rohkem polegi sellised 3-tasandilist, jah, siin on tasandid ilusti kõik ilusti ka näha niimoodi visuaalselt. Väga džungliks on kasvanud need vahekohad, aga ongi mõeldud võib-olla siuke haljastus siin selline, näete. Siin on ilusti kõik 3 tasandit ka, paistavad ilusti kätte, et nii, seal paistab siis Decora Varandi pood on ju järgmine tunnel, kus saad Fiisse. Tartu linna see silt on siin, ma väikse alati vaatasin, et kui ilus, suursugune, pompöösne silt, aga tegelikult, või ütleme siis märk, maamärk nii-öelda, aga praegu tundub see nii pisike väike, aga kuskilt siit peaks Tartu linna piir minema. Nii et põhimõtteliselt, ja kodus tegelikult mitte üldse kaugel, ma isegi tulnud kõige otsemat teed, aga 3,5 kilti ja olen täitsa põhimõtteliselt, mitte päris kesklinnast, aga mis raudteejaamast, jah, 3 kilti natuke peale, näed, seal on ka Tartu linna silt vist on ju, sealt vist läheb piir, kuskilt siit jookseb piir minu arust niimoodi diagonaalis. Või läheks siit või? Tegelikult ma lähen siit mahetoalt, mul aega on. Viirpuu tänav oli see vist, jah. See vist on see piir nüüd, jah. Nii et lähen ilusti üle ära siit nii-öelda ametlikult Tartu linnast väljas, sest minu arust see ei jää enam sellesse suurde Tartusse ka, äkki see on Kambja vald või. Nii, siit hakkas, sealt lõppes. Väga hea, siit on mõnus rahulikum ka. Ja see on ikkagi uus ring, ma arvan, ma ei mäleta, et siin üks ringi oleks. Minu arust kas mingi kruusatee ei olnud üldse siin või. Tundub täitsa uus tee siin ka. Okei, ja siit saab siis sinna Märja poole äkki on nii vist loogiline või isegi Haage äkki varsti juba või. Oota, ikkagi, ma pean ikkagi sealt minema ja siit läheb kellegi, minu arust on kellegi hoov, minu arust ei saa siit läbi vist. Ma olen ikka siit ja siis vasakule. Et ei läinud otsa siin lõpuni välja, keerasin vasakule ära. Ma saan siit kuidagi
maantee on kuskil seal, et mul ei ole mõtet väga palju sinnapoole minna. Tuud, ma saan siit läbi minna, mingi mänguväljak või? Ja siin on kõik täitsa uued majad nüüd ju. Isegi prügikassid pandud ära juba või? Saab ära katsetada. Nii, viimased lonksud. Ops. Ütleks ausalt, et ma ei tea, ärge pange pahaks, see on füüsiline asi, see ei ole mingi vaimne või mingi mu põhimõte too, et ma ei tea, õlut ei taha või nii. Kuidagi nagu, ma ei tea, see kõlab nii halvasti. Ma ei tea, kas ma julgengi öelda seda üldse kaamera juures. Ei lähe õlle kuidagi hetkel nii hästi alla. Ma ei tea, võib-olla see üks pilsner hakkab mingi hetk enda ütlema mulle, et Tuudur tegelikult on see, aga ma ei tea, igal juhul jah. Võib-olla siin meeritan võib-olla mingi siidriga natuke õlut ka paremini alla minema, aga mingi vana talu jäänud siia veel, vaadake. Ei tea, kaua see vastu peab, kui siia ümber ka kõik maju täisti jaoks. Näed, juba teed asjad lähevad, on ju. Näed, samast asjast rääksin ennem. Siin on ka mingi vana talumaja või mis iganes. Ja jäänud ka uusi maju siia keskel, aga see vist on maha jäetud ka. Ja uued majad siin kõrval paistavad. Uued, siia kull või? Selles uued, et võrdlemisi siis, ikkagi mina tulen uued. Siin ma olen käinud, kui näete, tiik on tehtud siia. See on vist arvatavasti kellegi eratiik. Tundub kohe, et näete ujumiskoht, paatimiskoht. 2 purret isegi need. Ma lähen veel huvitavat kaudu. Siit on üks väike tänav. On ikka tänavad, on ikka jah. Ja kui ma õigesti mäletan, kas see võib olla nii või? Et ma siit läbi metsa saan selle, kus neid seal juute maha lasti sinna selle ausamba juurde või? Kas on see võimalik või? Siit läbi metsa kuskilt. Kas see võib siis sama rada juba olla või? Vist küll või? Oi, see peaks on sama koht jah. Igal jaa, sellest vist kuskil videos. Kas oli videos, kui rääkisin sellest või? Ja natsid olid need, kes näed, siin on vist mingid näed augud, kuhu sisse lükati vist need laibad või. Igas siin jah. Kuidas mingi kraavid või mingi, kohe vaata, mis selle nimi oli. See öeldi siin, et mingi 10 000 juuti. Mis tapeti, mis pärast kellegi, kes küsisin, uurisin. See ei, Tuudur, ära sükst asja, küll 10 000 kohe kindlasti neid tapetad on ju. Mitte, et ma oleks üldse nagu mingisuguse tappise poolt, aga nagu ikka, Venkud kõik on liialdanud asjadega. Multsiga tehtud rada siia ja kohe peakski vist jõudma. See ausammas on vist seal või mingisugune tehtud väike siuke mälestus. Aga see on mõnus, et siit läbi saab. Kunagi oli mingi pudelid täis siin, et võib-olla käivad siin mingid, käivad ka joomas võib-olla keegi siin. See koht ka Tartus, näed, oligi 41-44 jah, kui need suured tapad algud toimus ja tegelikult toimus ka küülitamine muidugi 41 ka, nii et selline ausammas siin on tee ääres, mida paljud ei teagi tegelikult. Elva maantee või ma ei tea, Valga maantee või mis ta on selle ääres siin. Tankla juures on nagu kõik puhkekoht. Minu arust isegi vetsud seal. Aga jah, selline mälestuskoht ka. Vot siin oli jah, näed, siin mõrvasid fašistid 12 000 inimest. Et jällegi, see arv, see on nii kaheldav, et kunagi uurisin kuskilt ka, et see ikkagi arvatakse, või enamus on teadlased või inimesed, kes sellega on uurinud seda asja, et kohe kindlasti 12 000 ei olnud, aga ikka, propagandat on vaja teha ja on vaja näidata, et sa oled õige vend, on ju. Maantee peal väljas, kus siit saab veel? Kes ma hakkan vaatama sinna või? Okei, täitsa huvitav. Pulli pärast mind huvitav lihtsalt, kas see eramaa ei või olla see või? Siin oli see bussikompleks, kus bussid seisid või? On see võimalik või? Vaadake, kus on asfalt, kui lai tee on olnud siin. Olen lõksus nüüd siit või? Pean ikka tagasi minema vist. Huvitav, nad on teinud siukse raja endal siia, et tanklasse mineku jaoks või? Okei, tõestud eraldi, mingi oja. Ma ei tea, kas ma hakkan siit läbi minema või? Pärast teise pool on ka värav. See võib lukus olla ka ju. Ongi kinni, jah. Okei, bussid olid, see mul õigus oli vähemalt. Küll ma teinekord tean, et siit läbi ei pääse. Nii, tulin maantee peale välja. Pulli pärast vaatan, et kõndinud, mis ta on siis? Tund 02, 5.56, nii et siuke 5 km tunnis umbes. Tempo on tankla ja edasi siis mööda kergusteed siit maantee äärest. Panen tempo peale. Olen valinud, siit ma lähen, taas möödub päev. Nii, jõudsin Külitse koobi juurde. Pidin pusa peale panema, et tuul on tegelikult päris vinge. Nii et hakkas lausa maikaga nagu natuke nii, et mitte külm, aga ma ei tea. Äkki on pusaga natuke tuulegas parem. Okei, käin poes, võtan mingid jooke ja
ja siis edasi jälle võtsin jäätise vahelduseks ka. Suvel on jäätis vahepeal hea süüa ka. Muutunud mees. Tegelikult võtsin mõned õlled ka, aga varsti näete, mida ma võtsin. Aga kõigepealt üks jäätis sisse ja siis läheb veresuhkur üles või alla või, kuidas nimetaks seda, ma ei tea. Okei, vahet ei ole. Nii, muidu sai siis siia otsa kergustee. Siin on kellegi eravist maha. See oli viimane pink, kus saatsin istuda ja siis siit pidid põhimõtteliselt minema siit piirete juurest ja minemagi mööda maantee äärest kõndima hakkama, nii et jube tüütu, jube vastik. Aga nüüd, siia tuleb veel, näete üks istekoht. Päris valmis ei ole, arvatavasti tuleb see mingisugune kate veel peale. Nii et tegelikult kõndida saab, nii et siit peaks saama siis välja sinna enne Nõo alevikku põhimõtteliselt siis, ma ei tea, 1,5 kilti, 2 kiltile. Selle, ütleme, ristmikuni, seal tuleb tunnel ja asjad kõik. Midagi lendas sealt lennuk, näete jah? Õige, Tartu lennuväli on ju seal ja see on väike lennuväli. See peaks ka video tegema tegelikult, kus nii-öelda see, kes teeb sulle check-in'i, see, kes teeb turvakontrolli, see, kes seal, ma ei tea, müüb pileteid, müüb kohvi, koristab üks sama inimene, kõik asju teeb. Ta on nii pisike. See oleks hea seal video teha, jah, aga olgu. Päris lai kergustee muidugi. Siit kaudu siis 17 kilti Elvasse ja olen kõndinud 2 tundi, 1 minut ja 10,7, nii et jah. Tegelikult jala selle kohta, et siin mingi 2 korda poes käinud ja täitsa okei tempo. Pidin kuusa ära võtma, korrad siin nagu metsavarjus on nagu hakkas isegi palav, aga jällegi satun põllu peal, pean jälle selga panema, et siuke vahetustega värk siin peab käima, et siuke sobivad riied tõesti ei ole praegu kaasas. Aga ärge selle minestage, et vahepeal on neid aisse ka, ploomiaiss. Ta on jääkülm, siis, mitte jääkülm päris ei ole, aga igal juhul külmast. Siis on ta päris hea tegelikult. Et siia tuleb ka mingi pingi puhkekoht vist. On väga, et rajatakse. Vaata, huvitavalt on kasvanud siin. Kuused, värvus, nagu ülelt rohelised alt laasuvad ära ja kuivad ära oksad. Päris tihedalt kuidagi pandud, aga midagi siin kuuse risikeid on juba või? Vist on vara. Siia on pandud asfalt ju. Jääbki nii lai, siis päris hea ju. Jah. Mõõdame ära siit ka siis või? 2, 3, 3,5. Päris võimas, vinge. Ja täiesti müratõkke ka nagu ees siin siukse väikse künka näol nii-öelda. Hetkel sai siin asfalt otsa, siin natuke enne tunnelit, tunnel peaks alt tulema, kus saab siis Nõo tee peal, ma arvan, mingi kilomeetri äkki on nõkku. Ja siis läheb juba edasi rahulikum tee, kus autosid on nagu suhteliselt vähe kuni Tõravere sinna raudteepeatuseni. Tunnel on siin, siis siit saab siis nõkku. Vaatke, ägedalt lainetab põld. Nagu vesi. No nii, nüüd olen ametlikult nõkku välja jõudnud. See väärib kindlasti ühte jooki kindlasti, mille ma kohe lahti teen ka. 3 tundi, 3 minti, 16,17 kilti, nii et tempo on siia kiiremaks keskmiselt läinud, rohkem kui 5 kilti tunnis. Vaadake, huvitav maja, müüa. Nagu, ma ei tea, kuidagi nagu kuskil Simsis on keegi ehitanud ja sassi on näinud midagi või. See peaks olema siis muusikakool. Vaatame, kas mul on õigesti meeles. Näed, muusikakool on ju. Ja jälle tupik. Kõik täna näite tupikud. Ma ei usun, tupikud on. Jala tõesti läbi ei saa ka siis või. Võib-olla on maja ees, ma ei tea. Ja kohe lähen vaatan. Ma ei taha uskuda, et kõik tupikud on jalakäjatele ka. Ma ei usu, et see võimalik on. Ma arvan, et ikka saab läbi kuskilt siit. Näed, mingid rajad lähevad sinnapoole ka ju. Nii, mingi Elron on laks, aga see pole Elron ju. Mis rong see veel on? Veel mingi omakorda. Mingi väike imelik, okei. Igal juhul ma peaks saama. See on mingi kaubavärk. Siit mööda äärt. Saangi siis nii-öelda raudteepeatusesse ära. Nüüd signaali uuesti lase. See oli nii kõvasti lihtsalt. Aga see on nagu näha mingi vana perroon veel. Siit vist väga inimesed enam ei kõnni. Käed võib-olla alt poolt kuskilt. Üldse siit kaudu, kes tuleb, ma ei tea. Tegelikult see peatus üldse on seal tegelikult, sorry. Ja. See on vist see vana raudteehoone nii-öelda. Nagu ikka paljudes kohtades jäävad need täiesti kasutuseta. Jah, sellisesse räbalasse olekusse. Ei tea, jah. Oi, kus tossab.
veetakse jah kruusa lihtsalt või, on ju vaata kivid. Tea, saab Lätti läheb siis Valka, seal laetakse ümber midagi. Siin siis tuled maha ja no kõik keskus jääb sinna poole põhimõtteliselt, nii et ongi siit väga sobilikult see rada ka tehtud. Mingi vana veetorn või. Ja koolimaja on siis seal, sportlikus vaimus pildid peal. Kes seal taga või, Erki Nool või, on vist või? Nool ja ma ei tea, Salumäe siis või, on või, nii või? Parto või Baruto on ju. Number 6, kas Sokk ei olnud, Sokk oli vuntsidega küll, aga kas see on Tiit Sokk või? Kelly Sildar arvatavasti või? Kes ikka teine oleks? Gert Kanter või? Noh, nimi on peal. Males siis Paul Keres arvatavasti on ju, ega siin muud varianti vist ei näe, jah. Okei, keegi loobib seal isegi või? Okei, vaatan selle platsi juurde ka igaks juhuks. Siin on mingisugune, näed, pallikast. See on ka korvid, aga siin on ka korvid. See pallikast on tühi. Vaat näed, aga muidu saaks siin ka loopida, aga ja siin on siis jõujahm, vaatsuste kanalit. Visad vennad või, nii et ma ei tea, päris äge kanal oli tegelikult. Et kes erinevaid neid välijõusaale hindasid ja vaatasid masinad üle ja ma ei tea, siin on käinud noos. Et siin on ka näha korralik staadion, korralik värgid ja siin tegelikult nendega annab ju teha küll tegelikult. Mina kõik asju nii hästi tea, outfit, gym, ma ei tea, kas see on kõige parem või ei ole. Igal mingid masinad siin on, nii et ma ei tea, kas ta juhtud ja saab siin teha ka. Jalkaväljakud ja ma vaatan, kas siin palli on, eks saab mõne viske teha. Üks tühi pall oli, aga õnneks on mul pump kaasas. Alati nii, et saab sellele purtsu sisse lasta pumbaga, väga hea. No, ma ei tea, kas on hea vorm. No nii, väike koska loobitud, nii et väga hästi see ka. Nüüd tuleb kõrgus õlle teha vahepeal. Kordi veits olid juba imesid sisse natuke põrkasid. Aga noh, ilus plats. Ma arvasin, saab mängida küll. Peaks kiita küll. Pinksi laudu ma ei näinud siin kuskil huvitaval. Kas on ta võib-olla kuskil mujal pool või? Sealt ma saan, kas on juba pood või? Kuule mõtle, kas sealt minna siis, kui ma tahan poes käia ka. Nii, jõudsin poete välja ja natuke läheb aega. Õlle on ära. Istun siin poes nagu, nii nagu kombeks on rahulikult ja siis juba edasi. Nii, poest käidud. Ma ei tea, asjad läksid praegu täitsa okeilt, et taas tulnud ei tahtnudki jällegi uskumata minu puhul. Ärge, ma usun, et läheb mööda, kui läheb arsti juurde. Nii, jälle neid saab igal pool näen seda. Noh, selles mõttes, et plakatite peal. Tuleb kirik, on ju. Selle kohta on kunagi rääkinud vist. On kõige vanem. Kas see ei olnud üks Lõuna-Eestis või üldse Eestis koodi stiilis vanim kirik üldse või? Pakuks peast mingisugune. Kas see ei olnud olla 1240 või oli veel varem või? Kirikud muidu on varemaid, aga just selles stiilis. Ma ei tea, kohe saan lugeda sealt. Vanasti olid ju kõrts ja kirik olid kõrvuti põhimõtteliselt vastakuti selles mõttes, et peaks mingi vana kõrtsijoone kuskil olema, aga võib-olla sellest on nii palju aega möödas. Et tegelikult on ta päris kena. Ei, oota, ma ei ole Saaremaal. Nii, näete, Eesti mandriosa vanimaid maakirikuid, okei. Mis on säilitanud enda põhikuju, okei, näete. Ma ütlesin 1200, mis meil 1243 või? Tõenäoliselt 1270 see võib olla varem, nii et Tartu Toomkirikust on 14 sajandi alguses jah, või keskel, jah. Ma ei tea, kas sisse saab niimoodi või? Või igaks üks vaadata korraks tegelikult, sees oleks päris pull vaadata. Ütleme, pea 800 aastat, päris ei ole, 700, mis ta võtasid maha, 750 aastat või? Oi, kui raskelt käis see värab. Mis siin on siis? Kontsertid, asjad. Täna on, muidugi ei ole pühapäev ka, nii et mis sealt ei ole, täna on teisipäev. Nii et, aga ma ei tea, võib-olla saab, pääseb sisse siia või? Okei, see uks on kinni vähemalt. Ja sisse ka niimoodi näe vist. Võib-olla on üldse, et käib muud mood sisse pääs, ma ei tea ka. Ma loodan, ma ei trespassi siin kuidagi kedagi midagi. Kirik peaks olema avatud ju kõigile abivajajatele nii-öelda. Aga selline võimas hoone, jah. Siia ma ei hakka minema. Sisse, okei.
No igal siuke värk, kohvik vist tundub, et on suletud praegu. Saad midagi toimub, mingid perepäevad asjad, see on see kohvik vaadates ja vaatad. Okei, mis seal ikka, ei saanud praegu sisse. No mis seal ikka, ehk siis teine kord võib-olla kunagi tulla või tullagi pühapäeval siia. Vaadata seest ka üle see ajaloolisus. Aga jumal lahe on tegelikult, jumala lahe, sorry, vabandust. Ja on tegelikult see, et mõnes kirikutes kuskil UK-s ka, et sa lähedki reaalselt, see käib nii raskelt, lähedki reaalselt niimoodi, et ongi nagu peatuskoht sul, et saadki kirikus, ma ei tea, vett ja asja, saad seal ringi vaadata. Ühe käega saan isegi, ei saa, hops, nüüd sain kinni. Nii et selline kirik siin. Rahva arv on veel ju ütlemata ka. Ma ise miskipärast arvan, et minu arust taga on veel isegi, ma ei tea, kas 5-kordsed maju on. Võib-olla isegi 5-kordsed majad seal, 4-kordsed on küll minu arust, nii et ma pakun üle 1000 see kindlasti. Ma panen siia alla, ma ise ka praegu ei tea peast. Ma pakun mingi näiteks, panen mingit, kuratsinik on 1627 näiteks, paneme see üks arvu, vaatame, mis täppi läks. Seal on siis Nõo bussijaam, nagu paistab, on ju. Ja järv paistab sealt kätte, Nõo Veskjärv on ametlik nimi. Et ma vaatan, kuidas mul on, kus tunne on, kas tahan veel vette minna või mitte igal juhul. Ma vaatan ära sinna, kui tekib tunne, lähen, kui päris aus olla, siis tuul ei ole võib-olla kõigest soojem, päike ise on soe. Et ega otseselt nagu väga vette või nagu tunnet ei ole, nii et isegi toonekurat siit lendanud Mosambiigist siia süüa otsima. Kell on 4 läbi natukene. Vaatan, palju ma kõndinud olen. Ma arvan, 20 kilti umbes. 3.55, 19, 2,18 kilti. Ja kell on 16.10, nii et näete, rahvast ei ole väga siin rannas selle aja peale. Huvitav, kas ujumas pole kedagi või? Seal keegi seal ääre peal on, aga mõtlen selle järgi vaatan, et kui siin on lapsi lookas vees, siis nende jaoks külm ei ole, siis mulle ka ise olla, aga katsusin vett ja seal ees ei tundunud üldse see nagu külm, et tundus nagu päris isegi okei. Võib-olla käin korra surtsu ära, siis on nagu käidud ka. Ma olen siit samast ja hüppan korra sisse ja tagasi välja. Kõige soem ei olnud ikkagi. Petlik oli see võib-olla alguses. Aga ära käidud vähemalt. Veits oli värskendab küll tegelikult. Aga inimesi väga pole. Julgulplatsid, kus on tuntud võrkpalli koht. Väike lonks ja läheb edasi kõndime. Ujumast käidud. Kokkuvõttes tegelikult oli isegi võib-olla hea mõte. Muidugi jalad nüüd veits kangeks, kui pole nii kaua liikunud. Uuesti käima saamunud. Seal on see sisevõrguall, mis paistab sealt see oranss, on ju. Aga ma lähen vist siit tagasi, või mis tagasi edasi selles mõttes, selle kergustee peale, mis viib selle Tõravere raudtee peatuse juurde. Mingi pursi kohta selja taga. Et öeldi, et saab purksi varsti kella 5, aga ma pean minema edasi praegu, jah. Kes nõus on, saate võtta siit. Nii, ma lähen praegu sinna ja siit on põhimõtteliselt ainult otse ja see tee on selles mõttes veel huvitav tee, et siin väga palju liiklust ei ole. Sest sealt otse sa Peedul või Elvasse ei saa, pead ära pöörama nii-öelda. Vasakul hoopis selle poole, ma ei tea, Luke poole äkis või. Tegelikult Luke kuskil sinna üldse. Näed, ütlesin 3-kordsed majad, okei. Või on 4-kordsed ka kuskil igal juhul, et sul on suured majad ka. Selles rahvaarvu pakkusingi 1600, mis ma pakkusin, 1627, jah. Olgu, aga siit edasi, ilus tee tuleb see, mulle tegelikult tee meeldib. Kohe avaneb ja siit nagu päris avar vaade, nagu mingi maaliline vaade mingis mõttes. Muidugi ma ei tea, kus päike võib-olla vastu, võib-olla see ei taju hästi, aga selline äge kerglustee, seal läheb veel kõrgemaks natukene. No ta ei lähe nüüd päris nii kõrges ka, aga need taga metsad paistavad välja ja maantemüra on natuke kuulda siit ja sellist põllud kohe nagu rukki lõht tuli ka nagu ninna. Minul vähemalt. Televaatajal veel mitte, võib-olla 20 aasta pärast tulevad lõhnad ka. Näete, siin on veel pink sellises kohas. Prüvikast ja kõik, täitsa äge ju tee nõkku siit. Ja hea rahulik ka. Kas peaks pinki katsetama või? Kuigi ma vist istusin alles, aga ma hästi korraks teha muidugi. Siin ei ole nagu midagi vist. Lihtsalt täitsa mugav, ütleks ausalt. Muidugi
20 kilti kõnnitud ka, nii et peaks ka olema mugav enam-vähem, on ju. Aga ma ei tea, täitsa okei ju. Ilus koht ka, kus vaadata kõike. Mõni üksik auto satub siia. Aga muidu üldiselt on hea rahulik tee ka. Ma liigun praegu edasi. Ma teen peatuse küll, aga varsti, näete, kott hakkab katki minema. See on jama risk. No ja pean niidi ja nõela kodust välja otsima ja enda õmblusoskused tööle rakendama. Telefoni maha ei unusta siia. Ops, see on lahe, et ma ei tea, kas see on Nõva vald endiselt või juba Elva vald juba või igal juhul. Lahe, et tehtud need pingid ka ja prügikast ka ikkagi, et ju siis seda peab vald koristama ja nii-öelda tühjendama ja hoidma korda, aga tegelikult on lahe, Tempo muidugi jah, keskmine tempo on alla läinud tänu ujumisele. Aga ma teen õlle, siis läheb tempo jälle alla uuesti. Ongi pandud minu foto siia juba üles, Kalju Nagel hoopis Vaprane maastin 68 või? Vau, päris ammu tegelikult. Õli tehti vanasti hästi palju, jah. No on ju, juba olid need. Aga selle tegi vahepeal, jah. Ongi sama raudteepeatus, mis siit paistab. Siis muidugi ei olnud Elroni, aga mingi sild on üle, on ju. Aga see on ka enam, see on sama. Ja need elektriliinid. Need on olemas tegelikult siiamaani. Nii et kõik klapib. Siit jah, autoga läbi ei saa. Auto saad siia üles keerata. Näete, üks auto tuleb. Sa võid siia küll parkida. Ja sealt läheb vist, ma ei teagi mille juurde. Igal siit sa Elva selle maante peale ei saa. See on hästi huvitav tegelikult, et siin ongi justkui nagu tupik mingis mõttes selle koha pealt. Et siia raudteema küll saad, see on veel pilte. See on mingid uuemad ka või. 2022, no see on juba uuem, siin on juba Elron paista, näed, ops, võtame siit Tõravere ilusti peatus. See on juba moodsam pilt, jah. Praegu rongi tule, nii et praegu peab ettevaatlikult vaatama. Üle käik. Ops, sealt ei tule tavast nii tihti, kui tuleb sealt, tegelikult ma ei tea. Ja siin on ka väike parkla tehtud veel, isegi näete inva koht ja kõik asjad olemas, et täitsa super. Keerust teeleb edasi, tegelikult isegi ei peagi siit läbi tulema saad. Ja üks eramaja on veel siia jäänud sellist koha peale, see on tegelikult huvitav, muidugi hea mõtle, siit saad ju otse Tallinnasse tegelikult. Elva rong, Tartu ja Tallinn, jah, sama rongiga. Et päris hea, tuled siit pealinnast maha ja oled kohe kodus põhimõtteliselt. Ega tegelikult ikka mul ka väga suurt vahet ei ole ja mul on ka ju kuskil, ma ei tea, pakuks peast mingi 350 meetrit, 300 meetrit võib raudteejaama. Üks motaga tuleb üle siit, saab motaga tulla ka, siin ei ole midagi. Nüüd me langen muidugi natuke allapoole jälle, või mina langen. Ma ei mõtle vaimselt, ma mõtlen nagu füüsiliselt kõnnin allapoole orgu. Et see kõrgem koht oli seal ära, jah. Äged vaatad veel küll seal, jah. Ja küsib ka autoga siia, täitsa huvitav, kuhu ta läheb. Ja see Elva maante, Valga maante läheb ülevaatselt, siis Tõravere on kuskil seal siis. Üks update veel, et 5 tundi kõndinud, 5 tundi 4 minti, kui täpne olla. Ja 22,62 kilti, et tegelikult peaks olema siis, kui 5 kilt tunnis keskmine oleks siis 25 kilti on ju, aga ma ütlen, see ujum natuke tõmbas seda tempot maha, või enne seda oli kõik super. Aga ei, ma arvasin sellega, et natuke vaatad ringi ja käid kuskil ja poes mingid käigud asjad, et need võtavad natukene tempot maha ja mis ongi okei. Pole midagi halba öelda, et tegelikult kokkuvõttes on ikkagi hea tempo. Et mingi pikki pause ma ei ole teinud, et ujumine on ka tegelikult ikkagi ju, ikka liigud on ju, Okei, see istume pärast mingi peal küll, jah, aga üldiselt päris hea. Nüüd Tõravere minu arust ongi siin üleval. Näete, paistab sealt Tõravere üks kilt. See on trepp tehtud, seda ma küll ei mäleta. Elva 7, nii palju ikka veel või? Vaat siit trepist ma olen küll esimest korda. Siis saab teha ühte harjutust. Seda Ahilkale. Teine jalag on siin. Ja sa lased alla. See on hea, kus kinni võida ka. Siis tõmbad üles ja lased teise jala alla. Ops, nagu niimoodi. Teine jalg alla ja üles. Ja teine. Ja töötab päris hästi tegelikult. Okei, vaatan Tõravere üle ja siit ma tulen. Tähed, Sirius. Meil lugu oli ju. Siit näitab, et Rõhusse on 10 kilti. Tahad öelda, see tee oleks otsemes. Kui ma kodus olen Rõhusse kõndinud. Ma ütlen ausalt, et ma isegi ei tea, kas äkki on isegi vähem kui 10. Siit näiteks 21 Tartusse. Oota hea vaade siit jah, kõrgemalt koha pealt, et kas tõesti võib võimalik olla see, et mul on siit otsem isegi Elvasse tulla või Rõhu kaudu või? Et igal juhul, kui on 10 siit on ju Rõhusse, kui mul Rõhust on kodus 10, siis on 20 kokku. Aga sealt näiteks kokku Tartu 21. Kodust. Sorry, siin on võib-olla see vahel, et äkki nad võtavad kesklinnast seda maad, vaata.
Siit ma ei ole kunagi tulnud jah, seda teed kaudu 10 kilti Rõhule, okei. Kuule, aga selle peaks siis täitsa meelde jätma. Mõnikord siit kaudu tulema hoopis siia ja vaatame, palju aega läheks on ju, ja tähendab, palju kilomeetrit tuleks. Ta on hea mõte. Nii, mis ma ütlesin ennem, et küla või kurat, see näeb rohkem nagu Aleviku moodi välja, 3-kordsed majad. Observatooriumi on seal poole, kas see on tõesti kortermaja siis või? 1, 2, 3, 4, 5, 6-kordne maja või? Kas keegi oleks nüüd öelda, et Tõraveres on 6-kordne maja? Vaatame korda maja eest ka, siin on 3-kordne, plastikaknad, tüüpprojekt, Hruštšovka 60 artasti tehtud. Ma olen siit läbi, oi jah, keegi tahab siia tulla. Oi jah, kus rahvas liigub, inimesed tulevad koju vist, tundub. Peale 5, kell on 5:30. Aga seal on mõned majad veel, ikka jah, mõned 3-kordsed veel, aga ma olen siit, observatooriumi juurde. Siin vist poodi ei ole, nii et selles mõttes on Tõravere, vähemalt minu teada ei ole. Huvitav, kas siin on mingi mälestuskoht või lihtsalt mingisugune Struve mingi teema või mingi mõõdupunkt või. No võta sa nüüd kinni täpselt kohe, mis see nüüd on. Kas siin on äkki olnud mingi asi, mis seletab seda või? See on orienteerumis mingi punkt on siia pandud, aga vot ma täpselt jään võlgu nüüd ka kõik asjad. Nii, aga nüüd, kas see on observatooriumi see maja või stellaarium, kuidas nimetatakse neid, kus tähti vaadata? Näete, paistab nagu rannahotell. Vaat see on observatoorium siis, jah. Kunagi olen käinud siin hästi ammu. Kas siia on mingid planeedid või mingid infot pandud? Suure teleskoobi stellaarium on seal kuskil siis või? Ma ei tea, mingi näitas Torni tänav. Vaatame põgusalt lihtsalt, mis siin on siis mingid arvatavasti mingid mängud. Suuruse skaala, jah, siin on see jah, kui suur midagi on. Siin jällegi lugemist on nii palju ja läheb järjest suuremaks on ju. Päike on juba jah, meist kohutavalt palju suurem. Astronoomiline ühik siis, kui kaugelt on vist arvatavasti meist jah. Ja järjest hullemaks läheb päiksüsteem juba. Galaktikad on juba ja siis tulevad galaktiku kogumid arvatavasti või. M81 on üks tuntud jah, millest on piltides ka. Igal juhul jah, sihukest lugemist siin on, nii et isegi ei jõua kõik läbi lugeda, aga eks midagi natuke olen kunagi uurinud ka, aga näed, siin on veel stellaarium jah, mingisugune, näed, sihuke mingi Tesla coil või kus nad olid vanas ajast, näed, siin on veel midagi jah. Kuule, need päris lahedad tegelikult. Vaata, nagu oleks kuskil nagu maha jäetud koht oleks, ma ei tea, kas seal toimub ka midagi. Näete, nagu oleks kuskil teisel planeedil või mingi Dr. Who Daleksid või ma ei tea, kes tulevad nagu meelde. Et arvatavasti siin kindlasti saab giidiga mingeid asju teha, kes räägib ära, et kuidas, mis on ju. Siin on maketid, ja, mis on siis need, nagu kui suured, nagu midagi peaks olema on ju. Et siin saab siis uurida, vaadata ja kindlasti, kes nagu seletab juurde, oleks päris äge tegelikult ju. Väga äge tegelikult ju. No, selline vaatepilt siit ka siis ka järjekordne nii-öelda teleskoobi maja või ma ei tea, kuidas nimetatakse, stellaarium on vist õige või. Näed, Pluton on alles siin, see on siis need mõõtmed, kus see maa hakkas sealt pihta ja Pluton on nii kaugel, et see on siis need päris mõõtmed ja maa oli põhimõtteliselt nii väike on ju. Pluton on alles siin, see on ikka et kui võtta nagu, siin on vist kirjas ka mitu valgusaastat on vist või tähendab astronoomilist ühikut 39 703 astronoomilist ühikut. Üks astronoomiline ühik on siis 150 miljonit kilomeetrit. Nii et 150 miljonit kilomeetrit korrutada 39 000-ga. Ma ei tea, palju sinna tuleb siis neid. Näed, siin on kirjas ka need, jah. Et see on siis see kaugus, päikse maavaheline kaugus on üks astronoomiline ühik. Nii et tohutu, ma ei kujuta ettegi. Mitu jalgpalliväljakut, see on 10 astmel. No inimesed ei hoomagi seda, nii et see pole vahet öelda, jah. Aga sellised asjad siin, jah. Suure teleskoobi torn on see, jah, näed. Kuupunker, kuutartasti teaks pilte vaadatakse. Kunagi tuleme tõesti niimoodi, et tuleme vaatamise sisse ka. Kas see on see Hobusepea udukogu või? Ei, Orion ikka, jah. Üks tuntumaid võib-olla, jah. Asfalttee, mingi vanast ajast. Siin on veel mingi punker täitsa või? Vau, mis siin on? Okei, kuule, siin toimub ka midagi. Prügast on mingid asju või? Midagi oli. Okei, ikka ma ei tea, kus ma siit saan, aga ma pean kuskil sinna saada tegelikult, aga ma ei tea, kas ma üleselt põllu võtsin minna. No võib-olla pole midagi teha, võib-olla pean tagasi kõndima ka. Ja, nii palju ma tean, et siin kedagi ei ole vist väga või. Kui tööpäev läbi on, või kust ma üldse saan siit? No, ma ei tea, seiklen siit natuke aega. Vaatan, kus tee välja viib.
see tee läks ikkagi tagasi observatooriumi juurde, ma kaugelt nägin valget suurt hoonet. Et mis seal ikka, lähen tagasi sealt, kus tulin selle teed kaudu. Võib-olla see ongi see otse teed, kus nii-öelda teadlased käivad, et tulevad sealt observatooriumist, jalutavad rahulikult läbi metsa, saavad mõtteid koguda, saavad võib-olla pead tühjendada nii-öelda ja minna siis sellesse torni stellaariumisse siis vaatama uusi, mingi vana pilvik või midagi, uusi tähti avastama. No nii, jõudsin kuskile välja, veel 3-kordsed majad. See tundub nagu lasteaed või ma ei tea, või on kellegi ridakas või. Kuule, siin on veel midagi. Tenniseväljak või. Ma ei tea, äkki on korvid ka või. Miks mitte tegelikult. Täheteadlastel meelib kossu äkki loopida või. Vaatan pallikast. See oleks küll uskumatu, kui ma saaks siin. Siin ma tõesti pole ju mitte kunagi kossu loopinud. Kuule, ei ole midagi nii väikese. Võib-olla isegi leiab mingi poe veel siit. Vaatan, kas on palju või. Asi on, aga vist väga tühjad kõik. See pall küll enam korvpalli mõõtma pole. No jalkapalliga saaks teha ühe seljakotiga koos. Natuke madalal on korv ka vist või. Jalkapalliga viskad tehtud. Ma vaatan korra siit veel. Mis ma veel avastan siit. Kunagi saabki tegelikult ju Tõravere hoopis video nagu enam tehtud. Seal oli pinksilauda, ma nägin, nagu betoonist on jalkaväravad. Vaatan korra siit. Siin on veel maju ikka. Mõtlesin, et sellega sai otsa. Pinks oli seal, jalkaväravad. Jalgpall oli olemas ka. Korvpall oli päevinaid, see ei olnud okei. Vaata huvitavalt mingi istepink tehtud, seljatuge ei ole. Mingi laste, mingi kiik. Topelt nagu saab peal istuda. Vaatan siit tänavat pidi ka. Neist peaks varsti otsas, ma kaega, see on nii suur koht ka olla ei saa ju ometigi. Nii, mingi kurv tuleb siit, aga seal on mingi oja vahel või. Nii et siin ikka midagi on nagu ka. Kui sa 6-kordne majaga võtta juurde siia, siis ma arvan, seal elab mingi, ma ei tea, mingi 400 inimest või. Tiik on lihtsalt vahel siin, jah. Kuule, see on päris huvitav, esimest korda olen siin. Jälle istumiskoht. Ärklasel ujumiskoht isegi on selles tiigis. Läheb sealt tee või? Paremale. Huvitavad majad polegi nagu selgus nagu projekti nagu ei teagi, kus see nagu on. Ma lähen siit ja saangi sama tee peale tagasi, ma eeldaks selle 6-kordse maja juurde. Ja sealt lähen siis tagasi ikkagi, kus tulin selle kergustee peale. Ja sealt siis peedule edasi juba. Kas siit on võimalik saada kuskilt või? Näed saab. Kuule, super. Tahtnud see on hüppekoht või? Päris huvitav. Või see on jälle kord observatoorium. Äkki noored vaatavad siit tähti, vaata. Vee kohal on parem peegeldus. Ei, ma ei tea tegelikult. Tuletõrje veeritu koht hoopis. Kuule, väga huvitav koht. Esimest korda niimoodi seiklesin siin. Nüüd ma tulin lihtsalt niimoodi, jah. Ma tulin enne sealt alla. Tegin väikseid ringi lihtsalt. Seal ma olin, seal on kossuväljakud, tenniseväljak. Mur nietud. Ja nüüd saangi vist enam, nüüd ma vist enam haiman, kus ma olen. See kõrge maja otse eest paistab ja. Okei, davai, selge. Pood. Kurat, kus kohas ikka pood peaks ikka olema. Et inimesed, ma ei tea, kas ongi, et teen täna näiteks kalasuppi ja pipar ei puudu. Saad argu, või teen kortlette, sibul ei puudu. Mina saan sibula kortlette. Kuule, sibulat sa saad, siin on ju endal haiamad ja asjad, aga mida sa ei saa, õlu näiteks õhtuks. Kõik ei tee koduõllet siin arvatavasti on ju. Kuule, täna on saun, õllet ei ole. Üks õlle ei puudu, seda oleks vaja. Nii et pood siia ka teha oleks super. Nii, siin on isegi takso, nagu praegu tähelepanu, aga mis on veel tähelepanu, näete, igal teisipäeval 15-10, näed, täna on teisipäev, kell on juba 6, aga näete, siin on olemas, näed, suur toidukopite valik, suitsukalad, asjad, kõik, näed, kaardimakse, nii et on olemas täitsa asi, aga käib siis 2 nädalas, siin on ka ilus tee, ilus, kõrge vaade selles mõttes, nii, sealt enne tulin, kus see raudteepeatus oli, ja nüüd siis tagasi selle tee peale, kus ma läksin üles sealt ennem, on ju. Ja nüüd tagasi selle tee peal, mis ma pidin originaalis ka minema. Ja praegu olen seda teed. Tõus jälle, tõusumeetrid tulevad. Võtsin väikse õlle ka veel, ploomi oma. Juba saab otsa, need asjad on väiksed. Need lähevad suht kiiresti, nii et see on mõnus. Nüüd jõuan selle jõeni, on Helvõgi, mis ta muik olla saab, on ju. Seal kuskilt läks minu arust see rada, kus saab ka nii-öelda Tõravere välja, et kes teab, võib kirjutada mulle. Aga kunagi ma uurin selle välja, kus täpselt sai. Aga siin on jah, silla alune.
vaata, keegi aia ette pannud. Kala me ei ole. No päris jõgi on muidugi kõigile avalik, sellepärast, et palju see on, 5 või 10 meetrit palju see on. Näed, siit läheb ümber teed ka. Et jõe äär on kõigil avalik. Okei, aga siia mul otse tassi polnud, ma lihtsalt tahtsin vaadata. See tundus nagu mingi veski oleks vanasti olnud, vaata, nii täpselt koht. Mingi veski koht. Okei, ma olen jalaga silla pealt. Päris lai kergusteen jäetud, vaata, nüüd on kergusteks tehtud, on ju. On see mingid pildid veel. Maalid, jah. Need pole enam õlid, jah. Pastell on juba see, jah. Kuule, need on mingid lapsed arvatavasti teinud, ei ole või? Kuule, see on päris äge ju. See on päris ilus. Ketrin Kauber, selle ma paneks nendest kõigist praegu kõige ägedamaks. Respekt. Kuule, see pole küll salb ju. See on äge, jah. Osad on päris ägedad tegelikult ju, pole midagi halba öelda ju. See on nii päris kunstnik selle pärast. Õli lõuan, mitte te ei ole, Ketrin, kes sa olid? Sa oled ka kunstnik võib-olla nüüdseks. Kuule, see on ka ju Lembit Saarts. Ketrin Kauber, sama, näed, ma ütlesin, tal on annet, sellel Ketrinil. See on päris lahedalt teinud, väga äge. See meeldib mulle. Ketrin mu lemmik siiamaani, jah. Igal jah, selline place on seal siis ka, jah. Et päris lahe tegelikult, ilus koht. Seal on mingi pink, äkki istun korra seal. Siin on siis üks koht, kus on natuke jalgu puhata. Ja teine õlle ka, või selle ice'i. Okei, väga hea. Teeme väikse pausi siin ja ma arvan mingi, pakun peast, et 5-6 minti umbes, siis edasi. See müts on küll vana, aga ma pean sellega tegema ühe operatsiooni ära. Nuga on need, sõber mulle kinkis siukse noad ja näete siin kuperiaan ja kõik ilusti peal. Hea terav nuga ka. Ma pean ära lõikama selle valge osa siit. Ma teen seda nii-öelda siis noaga. Ops. Nii, väga hästi. Ei ole seda lolli äärt, vaata, mis jääb mütsi sisse see valge siia. Kuigi see müts on päevi näinud juba, et ära kulunud juba kõik, aga vähemalt siuke väike asi tehtud jälle. Seda pole vaja, selle viskan pärast prügikasti. Ma ei tea, kas kaamera võtab, aga praegu päike paistab. Näete, suht valge on ja vihma sajab. See on nii õrn vihm, et ma ei viitsinud enam istuda lihtsalt. Kuigi praegu tuled järsku püsti, nüüd hakkad kohe kõndima. Veits kanged on jalad küll, aga ma arvan, et see on loomulik ka. Ja ma ei ole nii heas vormis ka, võib-olla olen kunagi olnud, nii et kaugel sellest muidugi. Et ei ole hullu midagi, see käigu pealt läheb jälle paremaks. Ma ei tea, kas ma lähen sealt läbi Peedu sealt kergusteepid või mingi iganes. Käin poes kuskil ja siis hakkan vaatama, kus ma ööseks jääda saan. Mul on mõned tuttavad ka Elvas, nii et äkki saab kuidagi nende juurde ka. No nii, siit peaks olema 5 kilti Elvasse. Panen klapid pähe, kuulan Kreisi raadiot ja siis juba minu jaoks läheb tund aega mööda või vähem natuke, võib-olla 50 minti. Ja teie jaoks paar sekundit ja olengi Elvas. Nii, kas tõesti Elvas nüüd või? On see ju Elva silt, see Tartu maanted on seal, on ju. Nii et jõudsin kohale, mingi 30, ma ei tea, 2 kilti kõndin umbes. Viimane õlle. Päris täpselt tuli välja. Ma mõtlesin, et äkki mul üks veel, aga ei ole, nii et päike on veel kõrgel ja päris palav ka. Nüüd on nagu tuult ei ole, siis tunneb, et näed, oi jah, tuul tuli korra, aga käed on täitsa punased. Aga okei, nagu ütlesin, poodi ja edasi siis. No nii, poes käidud ja tegelikult rääksin sõbraga ka. Ja ööbimiskoht oleks nagu raksti, nii et ei pidanudki midagi väga hullusi maadlema, nii et lähengi tema juurde. Käisin poes, võtsin mingit snäkki ja mingit natuke jooki ja ei hakka teise inimese kodus niimoodi filmima, et ma arvan, et siia see video kuskil lõpeb. Siit väikest tänavate kaudu kuskile sinna peaks saama. Oi, huvitav maja siin väike on. Siin on mingid suured kortermajad, seda mäletan küll, päris sürrid. Et mul on koht olemas, nii et ma ei tea, siis kell on tegelikult päris palju ka juba. 8 saab kohe põhimõtteliselt 2 minuti pärast. 7 tundi, 4 minti, 3-4 kilti olen sellega aega kõndinud. Ma saan panna selle kaardi ka, kus ma kõndisin. Ja näed, siuksed majad siin, jah, suured. Kuhu need värv on, nagu see musta peal olid samad teliste värviga majadega. Oota, kas ma siin saan kuskil nüüd või? Nooruse 6. Ega ma 100% tea ka nüüd, kus ma siin saan täpselt. Lähen ööbimiskohta ja võtsin veel ühe selle ka veel. Okeaanik Pilser, minu arust täitsa okei on. Ma tean, osad ei meeldi. Humalane, minu arust on okei. Pole söönud ka midagi täna tegelikult ju. Oled käred kõvad ja olgu humal ikkagi teiega, sest isegi kui teie saate humalat juua,
tähendab õlut juua, siis teie jooge, et kui mina seda vahepeal teha ei saa, füüsilisusest tulenevalt, oli õige sõna see või, siis midagi pole teha. Olgu omal teiega. Tšau. No nii, tere hommikust. Terve saunamaja oli minu päralt nii-öelda, et sain siin rahulik töö mööda saata, et pole hullu midagi. Väga mõnus ja nüüd hakkab juba uus päev pihta.